Andres Eeper, miks te valisite tänaseks jutuajamiseks just nimelt selle koha, Raba ja Räima tänava ristmikul? Selleks, et nagu ma kutsun teda oma lapseks, see on minu Pärnu linnas, mis ma teenust arendama hakkasin, oli see Rääma 23 esimene maja, esimene koht, kus ma hakkasin kodutute varjupaigast võtma inimesi. Varjupaik oli puupüsti rahvast täis, nad polnudki sellist elu näinud, et keegi võib neist hoolida, neid ei saanud kallistada, neid inimesi, nad hakkasid värisema, nad kartsid teise inimese lähedust. Tuleb inimese käest küsida, mida sa saada tahad. Ja kui 10 aastat tänaval olnud mees ütleb mulle, ma tahan saada meremeheks, ma olin meremees. Okei, teeme ära. Ja kui see asi sai tehtud ja kui ta oli kaine ja ta läkski merele, oma koolitused, asjad läbis ja ta siiamaale helistab, nad helistavad kõik. Te olete tõesti palju aastaid olnud Pärnus see inimene, kelle poole saavad pöörduda need, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Te olete teinud ära tohutu suure töö. Kas teie tööd ja seda, mida te olete teinud, on tähele pandud? Jaa, on küll pandud tähele, et ma ei saa öelda. Ma arvan, et seda tööd ongi vaja arvatavasti seda, et märgatakse. Et kõigepealt oli see, mul oli väga hea meel selle vabatahtliku tunnustuse üle ja väga uhke oli seal käia. Ja siis mul on sotsiaalne ettevõtlus, mille eest ma olen saanud autasu. See on supiköök, me viime eakatele vanuritele toitu koju. Samuti üksik pensionär, väga raske. Hea koostööpartner Pärnu linnavalitsus on autasustanud meil MTÜ Pärnu Horisonti. Ja kõige tipuks siis aasta naine. Ja kuidas need, kes kipuvad olema ühiskonnas sageli need kõige nõrgemad ja haavatumad, kuidas nendesse suhtutakse ja nende probleeme lahendatakse? No ikkagi, kus teenusel klient on, kuhu ta satub, kui ta satub varjupaika, ütleme praegusel hetkel ja siis läheb neil hästi, aga on ka üksikud, kes on ikkagi jäänud veel, kes tahavadki tänaval olla, keda ei saagi aidata, aga neid on väga vähe. Need, kes istuvad siin pinkide peal, Martensi platsi peal purjus on, need ei ole kodutud, need on üksikud kodutud. Nad on maakonnast tulnud, kodudest tulevad seltskonda otsima, joovad seal, et meil ei ole enam kodutuid nii palju. Et näiteks suured kaubanduskeskused ükskord tänasid mind, et ma olen kaupluse tühjaks saanud seal, et neil ei ole enam neid kodutuid kakerdamas seal. Aga kuidas aidatakse, ei ole, teenused on meil olemas ja loomulikult nii me aitame, aga elamispinnaga ei ole me suutelised aitama. Linn, ma mõtlen, et lihtsalt võetakse järjekorda, aga anda ei ole mitte midagi, omaette nad hakkama ei saa paljud ja siis ongi, mis sest abist on nagu kasu, kui sa tegeled inimesega, tema sõltuvusega ja ta saab töölegi võib-olla mingi väikese otsa. Aga kui ta läheb omaette elama, ta ei saa seal üksi hakkama, et tal on tuge vaja. Just nimelt see toetatud elamine, tugistatud elamine, et see on väga oluline. Aga kõige kurvem teema, mis nagu on veel eakatega, on see, kui eakas jääb 70-aastaselt, 75-aastaselt veel vanemana kodutuks. See on kõige valusam teema. Mul Mihklis elab üks proua, kel tütar ühesõnaga laenudega siis, korter võeti ära ja see proua läks sinna sama maja keldrisse elama. Ta ütles, et ta palus igal õhtul Jumalat, et tooks talle kellegi, ühe inimese, kes aitaks tal leida kohta, kus ta saaks pea padja peale panna. Ja see inimene oli posteljon, kes ju teab kõike ja ta tõi selle proua minu juurde ja nüüd elabki Mihklis ja vananebki ja väärikalt vananeb, inimväärselt. Sügisel on kohalikud valimised. Milliseid muutusi te sooviksite selles ajas näha? Ma sooviksin, et linnas oleks tugiteenusega eluruumid. Ma sooviksin, et linn koos riigiga, et riik toetaks, ma räägin, see on üle-eestiline probleem, munitsipaale eluruumide arendamist, ehitamist juurde, sest ega varjupaik ei ole ju elukoht, kui sa istud ühe tooli pealt teise tooli peale. Et see oleks väga oluline. Rääkides sotsiaalvaldkonnast, kas
selles valdkonnas on ka midagi hästi, on võimalik jagada kiidusõnu äkki. Jaa, loomulikult, et kui me nüüd vaatame seda elukaart, et kuidas peaks siis nüüd inimene inimväärselt elama lapsest kuni eakani, et lastel on Pärnus hästi, nendega tegeletakse, neil on projekte, on igasuguseid tugigruppe, kõike, et kui keegi tõesti ütleb, et meil Pärnus noortega ei tegeleta, siis tegeletakse küll. See on küll väga hästi. Tammistes avati praegu hooldekodu 2 maja. Kindlasti sinna saab vanureid, aga vaja on veel, seal on sama teema. Järjekord. Ja nagu munitsipaalieluruumidega, aga ma räägin, noortel on nagu kõige paremini, ma peaks ütlema. Me oleme jõudnud oma jutuga Kallasteni. Siin selle kalda peale peaks tulema silla üks ots eeldusel, et nad ehitavad silla üle jõe. Mida teie arvate sellest kaua räägitud ja veel kauem soovitud uuest sillast? Minul ei ole silla vastu mitte midagi. Mul oleks ainult hea meel, kui see sild tuleks. Aga praegusel hetkel ma leian seda, et see tundub nagu pidu katku ajal. Et me ei ole nii rikkad. Öeldakse, et linn on nii rikas, kui rikas on kõige vaesem inimene. Ja ma ei ütle, et me elame hästi. Kui silda teha, siis tuleks ikkagi riigilt see raha saada, sest tavaliselt elu on näidanud neid hankeid, nad lähevad kõik kallimaks maksma, kui on alguses plaanitud ja me läheme lõhki selle sillaga. Aitäh ja edu valimistel! Ma tänan!